No joke'i, täna on reede õhtu ja mul on 1,5 tundi vaba aega ja mõtlesin, et tulen proovin püüda täna kala. Et üle pika aja jälle pole kalal käinud, et viimati sai ju talvel käidud siin sama järve peal siis. Ja mõtlesin, et nüüd tulen kevadel proovin. Täna on tuuline, täna on talv jälle tagasi tegelikult, sellepärast, et kuskil 2 tundi tagasi sadas paksult lund. Ja külm on ka, nagu näha, mul on talvejopp ja talvemüts rausa peas. Ja sõiduvahendi ma jätan siia metsa ja ise liigun uuesti välja, lähen natuke tagasi ka, et ma tahtsin oma ratta natuke paremini ära peita, sest muidu sinna, kus avalikum koht on, seal hakatakse seda võib-olla vaatama. Ja käisin eile ka Handymanis ja ostsin lõpuks ära uue ritva, uue spinna siis. Et vana spinna on ka mul siin olemas, koos viimase selle vana rakendusega, mis ma seal siin samas talvel käisin. Ja mul on ka siin on olemas siis ka ussi ja mingisugune karbikene ka, kus on mingid raskused, 30 grammised raskused, mingi põhjarakenduse raskused tõenäoliselt. Ja mingisugused 8 konksud olid seal veel 10 tükki, koos mingi jupi tamiiliga. Ja koos siis lõpus on veel aas, see tähendab seda, et on ka mingi rakendusjupp või mingi sellised klambrid olemas. Ja siis on ka mingi 3 kellukest selle sees. Pärast vaatame ka, kui ma seda asja lahti pakin. Ja üritan siis täna tulla kalale. Ja kes tunneb selle järve ära, siis hoiame suu lukus, sellepärast, et see on siuke järv, kus ma ei ole veel kordagi näinud, et keegi oleks siin lagastamas käinud. Et ei ole vaja teada nendel laganokkadel siis, et kus siuke ilus järvakene asub või lagastamata järv asub siis. Et hoiame siis suu lukus. Nii, ma ei tea, kuidas me siit selle 2,5, ta vist 2,5 või 2,40 ritva on see, kuidas sellega siit üle visata saab. Ma ei oskagi öelda. Seal on igastes kõrk ja vaba suhteliselt, ma vaatan. Too äär. Sealt üks siukene 50 meetrit on. Seal on siis rannaauk ja tundub, et seal on ka mingi auk vaba. Siukene, kus saaks sisse loopida. Siin on suhteliselt kõrkjene, jah. No seal on eriti kõrkjene, seal on täiesti kõrkeid. Aga ma arvan, jah, ma ei viitsi seda kõrke hakata üle viskama siin. Siin oleks hea 3-metrase käsikaga tulla. Tõenäoliselt ega ma seda spinnat ka ei kasuta selles mõttes, ega ma arvan, et mul siin kerida pole vaja. Kasutangi teda lihtsalt käsikana täna. Nii, aga vaatab ka siis, mis mul siin kalakotis on. Mis siis siin ostuga kaasa tuli ja mis siin juba minu poolt on. Minu poolt on vana tuntud Antikraft värk siin, vänta pole küljes praegu. Vänt on kodus ja see on see vana hea Emajast magnetfishinguga püütud kummilant. Siis on siin mingisuguses kripkotis on mul ussid kaasas, vihmaussid. Siis on siin siuke jubin. Ja mis jubin see siis on? Selline jubin, et paned selle ops maha ja paned siia oma selle ritva sisse. Et saate aru küll. Ops, siuke jubin. Ja siis on näpitsad muidugi kaasas. Ja siin on need 8 konksud 10 tükki siis. Ja need on koos siis mingisuguse tamiiliga. 5-70 senti siin tamiili peal. Nagu ma pealt loen. Siis on muidugi see põhiakrekatt on ka siin. See on nüüd see uus ritv. See vist oligi nüüd 2,40, kui ma hästi mäletan. Et ma ei tea, ka siin eesti keele on. Näed, tegelikult on ta põhjapüügi komplekt. Ostsin jah põhjapüügi komplekti. Aga mul ei keegi keele korki otsa panna ega siukest asja. Nad ongi 2,4 meetrit pikk on see teleskoop. Nui ja 0,2 läbimõõduga tamiil. Ja ridvastatiiv. Tarvikud, kus on siis 10 valmis sööda konksu, number 8, 10 lukku, 5 raskust, 28 grammi. Pealt vaatasin, oli 30 kirjutatud. Ja 3 kellukest ning konksu eemaldaja. Konksu eemaldaja või? Ma mõtlesin, mis jubin see selline on, vaatasin. Mis imelik kummaline jubin see nüüd on. Aga jah, siin on siuksed asjad ja mina ei tea. Siin on küll 30 peale kirjutatud. Ma ei tea. Siis on see heidetud konksu eemaldaja selline. Ma ei tea, kui hästi see asi töötab. Pole kunagi katsetanud. Võib-olla saabki nüüd ära katsetada selle. Ja muidugi need
lehmakellakesed ka ja siis ongi see 5 lukku on ka siin. Ei, mis 5, 10 lukku. Siukest lukukest. Et jah, siuke värk. Et siin väga palju asju ei ole. Ega mul seda kalavarustust ei olegi eriti üldse. Mul paar tavalist 3-meetrast käsikat ka on olemas. Ja see, mis mul siin on, see ongi kõik. Ega mul rohkem polegi. Mitte midagi rohkem pole. Kui see, mis siin praegu on. Nii. Ja kuskil siin on esimene tüüp konksu otsas. Ja tegin siis vana, võtsin teise riba veel maa selle kõik ja üles seda see lukk panda, mis seal komplektis oli. Et väga palju aega ei ole seda asja siin ümber teha. Et muidu ma teekski, jah, seal on veel all see tross ka mul, 20 senti trossi vahel. Et ei olnud aega praegu siin hakata ümber tegema, see ühest otsast oli pandud mul kinni seotud ja ei hakanud ma seda nii-öelda lahti lõikama. Et mingi aeg kodus teen asja ümber. Et ma avastasin, mul on kork ka katki läinud. Et ei ole enam kork, ei ole enam niimoodi, nagu ta peaks olema. Et õnneks tuli siit otsast see punn ära, lükkasin punni alla. Ja esimene tegelane on seal otsas. Loodame, et siis midagi toob ka, kuigi praegu siit näha ei ole, et mingit värki siin oleks. Nii et loodame, et midagi tuleb, kuigi täna nii tormine, et see lihtsalt juba lainetega loksub seal otsas. Ja, et ega siin midagi küljes ei ole. No ma ei tea, täna on siuke ilm, et võib-olla midagi ei tulegi. Et loodame, et midagi tuleb ikkagi. Võib-olla mingi võtu näeme ära, aga tõenäoliselt seda lootust täna ei ole. Ja siin ei saagi aru, kas on kala otsas või ei ole. Siin sa lihtsalt aru ei saagi. Siin lihtsalt see kork panebki selle lainetega sops lihtsalt. Nagu eemal näha, siis seal nagu mingi elu käib. Sellepärast, et nagu pinna pealt vahepeal midagi nagu nokitakse. Vähemalt siuksed asjad tundub olevat, et keegi nagu nokiks. Praegu tõmbasin ja hakkasin tõmbama välja ja mõtlesin, et ongi kala otsas, aga sest nii raske oli, aga nojah, väike salat õhtuks. Et näed, täna võtab meile salat. Ja see tüüp on mul ikka siin küljes. Et juuvist ei põhja kinni. Ja see muu tal ei ole. Aga ega jah, siin on suht madal siin kaldas. Ma olen tunne, et see just jälle on nii hea järv. Siin on rohkem vist tõenäoliselt paadi teema. Et tal on küll sügavust päris palju kohati. Mitte olema sügav järv, aga kaldas on ta jah, siukene mitte nii sügav järv. Et tõenäoliselt tulema kunagi paadiga siia. Kui ma kuskil muidugi paadi kunagi tulevikus leian. Ega mul ju mingi kalavarustus üldse ei olegi tegelikult. Mul ongi nüüd uus ritt. No, suht ainukene kork ongi see. Mul tegelikult peaks kuskil mingi korgid võib-olla veel olema. Ainuke tross. Ainuke 6 koks. No 8 on ka nüüd olemas. Ja noh, jah, need raskusi peaks ka mul tegelikult kuskil vist olema. Vist. Ma ei ole kindel, aga vist peaks olema. Et kunagi vist sai ostetud aastaid tagasi. Sellest on ikka väga pikalt möödas. Äkki juba 8 aastat või. Siis ma kunagi ostsin oma tasku raha eest. Ja see sama teine õng on mul ka tollest ajast pärit. Sama koos ostsingi, ma mäletan vist, jah. Panin oma ritva kotti ära. Ja ma ei tea, kas on näha ka, jah. Et pakkisin ta siia ilusti ära, et otsa käib üks jubin. Et noh, lahti nii-öelda jookseks see ritt sul ja siis kuidagi tolle ümber ja siis spinningu jala vahel nii-öelda siis kerisin selle ülejäänud osa ka. Ma oleks muidugi saanud selle krempli kokku lükata, aga ma ei taha, et ta väga pulsti läheks. Äkki siis ei lähe pulsti. Aga enne kõike, kui ma päris ära tänaseks lähen, läheb vaatab siis samma metsa. Et siin on mets. Korralik paks kuuse mets. Aga kui ma seda teed pidi, mida praegu kõnnin, olen rattaga tulnud, siis ma nagu olen märganud, et siin nagu oleks mingi hoone. Siin on ka üks alajaam, aga alajaam on taga nagu mingi hoone. Praegugi siit nagu on näha, et mingi asi seal on. Et vaatame seda ka. Et see tundub ka päris põnev olevat. Et kui praegu kalaga ei vea, äkki siis näeme natukene seda hoonet ka, mis hoone see selline on. Nii, olen siin alajaama taga. Ja mida ma korra isegi mõtlesin, äkki see mingi hüdroelektrijaam kunagi on.
et alajaam on siin Vene ajast. Vene alajaam on täiesti siin, ei ole mingi tänapäevane betoonputka, vaid täiesti veneaegne plekkputka on see. Ja siin on selle mingi värgi jah, siuke värk on siin siis. Siuke hoone. Kohe lähme hoonesse, aga vaatame, siin on ka mingi rajatis. Mingi kaev on siin. Ja see kaev on muidugi jah, see on muidugi puidust värk peal ju. Jah, puidust värk on siin peal ju. Ja niimoodi, et siia peale ei julgegi minna, auk on näed keskel on juba. No ei tea. Vaatame sisse ka. Ahah, ja all on täiesti vesi. Jah. Siia võiks kunagi ehitada uue peale kas või. Kui keegi sinna peale astub, on ta kohe kaevus. Ja mis asi on see? Väga kummaline asi on siin täiesti. Lihtsalt ühe koha pealt on maamärg. Mis asjandus see siin võiks olla? Tundub see kallika moodi asi. Siis sealt ühe koha pealt hakkab märguma. Ja siin on siis siuke värk. Ja see eks tõenäoliselt allikas ole, jah. Ja seal on vist veel üks kaev, täitsa metsas. Mis kaevumajandus siin siis toimub? Siin on mädaala, siia ma ei roni. Ma arvan, et ma lähen teiselt poolt. Ja siia on veel mingi kaev. Mingi kaevumajandus on siin täiesti. Siin on mingi 100 kaevu. Ja see on veel ilma katlete kaev ja suurem kaev. Et see pole nii väike kaev enam. Et mis kaev see siis on? Mis siin siis on? Nii, vett on ka siin muidugi. Sügavast muidugi ei ole väga palju vist. Aga võib-olla on ka palju, ega siin nüüd aru ei saa. Mingi põhjatoru, ikka ta on sügavust, jah. Tõenäoliselt on sügavust. Vaatame, siin on üks toigas. Vaatame, kui sügavale see toigas läheb. Teeme ära sügavuse ka. Ikka ei ole sügav. Siis oli mul õigus, jah. Ja, ainult mingi pool meetrit. Siis on mingi rajatis siin. Mingi süge blokkidest, 3 blokki. Ma ei tea, mis asjad need on, igaks üks keskele sinna ei lähe. Pärast on ka kaev seal. Ja kukun läbi. Ja siin oli veel üks kaev kuskil. Ja ops, oleks peaaegu sisse astud. No, niimoodi, siin tuleb vaadata jalg ette, kuhu sa astud. Siin võib muidu kukkuda küll kuskile auku. Ja kurat, siit keegi välja ka kakkuma ei tule. Nii et siia see auku see jääbki. Siin on mingisugune traktori rehve tuleb. Ja mis meil siin on? Ahah. Siin on mingi vee all olev asi. Ega siin palju ei olegi. Siin on asi vee all. Ja siin on veel mingid kraanid asjad. Siin on mingid elektrijuhtmed, alumiiniumjuhtmed tulevad siin sees. Tundub nii. Ja siin on ka veel mingid juhtmed. Ja siin on veel mingi ruum. Mingi ruum on siin täiesti veel. Ja jälle auk. Siin on jälle mingi auk. Ma ei tea, mis asi siin olnud on. Mingi varras jookseb, mingid juhtmed jälle. Siit saab värki. Siin on 220 volti. Äkki on see kunagi ka alajaam olnud. Ma ei tea. Aga jällegi kahtlen, et siin on näed mingi auk jälle. Jälle mingi toru on siin näha. Et mingi toru on siin. Mis on väga huvitav, miks siin toru on. Ja ma ei tea, mis asi seal üldse. Seal on ka mingi asi olnud. Et siin on jah, täitsa huvitav värk. Jah, siuke värk. Ja mis asi see veel siin on? Siin on ka mingi ese. Siin on täiesti mingi asi. Ei ole ka, aga alumiiniumjuhet saab küll, jah. Ja seda jääb veel õue välja ka, et noh. Siin on täitsa korralikult veel juhet. Ja siin on pump kirjutatud äkki. Ja seal on veel üks pump kirjutatud ja seal on ka pump. Siin on pump 2, seal on pump 1 ja seal on pump 3. Ma ei tea, mis asi siin täiesti olnud siin on. See on täiesti huvitav, mis asi siin olnud on. See on mingi omapärane hoone. Siin on nagu mingi väljamineku toru võib-olla ja ma ei tea. Ja seal on ka mingi toru näha. Oot, seal on näha toru. Ja siin on veel näha toru. Äkki seal on kuskil toru. Äkki selle metallraami sees on veel mingi toru. Ma ei tea.
ja see kamber oli väga huvitav, miks siin mingi väike auk veega on? No ma ei tea. Et see on täiesti huvitav, miks siin siuke asi on. Vaatab. Äkki siin õues tuleb veel midagi nähtavale, ma ei teagi. Võib-olla mingi pumbajaam äkki olnud siis kunagi või? See võib ka olla mingi pumbajaam. Kui on pump 1, pump 2, pump 3, võib küll olla pumbajaam, jah? See võib täitsa vabalt pumbajaam ka mingisugune olla. Olnud kunagi. Aga mille pumbajaam siis? Jälle omaette küsimus. Jah, igastes. Aga jah, ma hakkan tänaseks liikuma, et vaatab homme äkki homme on siis veel, mis asi siin meil on, mingi auk ka veel või? Siin alla on veel mingi auk.